Tervitusi Pärnumaalt. Äsja lõppes siin konverentsi ja spa hotelli Strand ruumes Pärnu linnavolikogu istung. Oleme siin Strandi kõrgemal korrusel, et rääkida taas kohalikust poliitikast ja erakonna Isamaa vaatepunktist. Minu vestluskaaslaseks on Riigikogu liige ja Pärnu linnavolikogu liige Andres Metsoja. Alustamegi ühest üldisemast küsimusest. Nimelt äsja said teatavaks võib-olla sel aasta ühe esimese arvamusuuringu tulemused, mis puudutas poolt jaanuarikuud ja 1. veebruari nädalat. Ja selle järgi on Isamaa toetusprotsent 5,3, no kiita ei ole midagi. Ja tundub, et sellesse rahvuskonservatiivsesse segmenti on peagi lisa tulemas. On kuulutatud, et areenile astuvad põliseestlased, tekib põliseestlaste erakond ehk siis pere ja tahaksingi küsida, Andres, et sellest kõigest nüüd lähtudes, mis on selline Isamaa laiem perspektiiv, ütleme nüüd Eestis ja kuidas tunneb erakond ennast Pärnumaal? Ja aitäh, Kalev, et nii kaua kui mina olen olnud erakonnas, mäletan ma tegelikult seda lööklauset, et Eesti pojad ja tütrad, tulge, Isamaa on ohus. Ja see oht on tõepoolest erinevate arvamusküsitluste kontekstis on olemas, sest meie reiting ei ole olnud pea kunagi üleliia kõrge. Pigem on see seisnenud meie edu ikkagi selles, et reaalsetel valimistel meie tulemus on parem kui reiting, aga reitingut ei saa alahinnata. Ja see mõõnaseis tegelikult pikka aega on kestnud. Kindlasti on sellele tooni andnud ka konservatiivide tiiva nii-öelda tihenemine ja mõneti ka tegelikult olukord, kus erakonna sees käib debatt siis justkui liberaalsema ja konservatiivsema tiiva vahel, et mis siis see Isamaa sisu on. Täpsemalt, mida me valija jaoks tahaksime realiseerida. Ühtepidi on see kindlasti probleem, aga teistpidi on ka see lahendus alati, et mulle tegelikult meeldib diskussioon erakonnas, on alati meeldinud, olgugi, et seda võimendatakse alati justkui mingisuguse sisetülina, aga ega nagu heas perekonnaski üks tüli kulub ikka vahest marjaks ära, et saaks edasi minna, et saaks piirid paika. Ja tänases olukorras me tegelikult ju läheme vastu suurkogu, kindlasti on tulemas erakonna suurkogu, see kindlasti elavdab ka liikmeskonda, käimas on tööd ju kohalike valimiste kontekstis erinevates piirkondades ja ma pean ütlema Pärnumaa vaates, et võib-olla see teade surmast Isamaa kohta on jälle natuke enneaegne, et kui me paneme kokku oma nimekirja ja suhtleme erinevate inimestega, siis ma peaks ütlema, et see vaade Isamaa suhtes on uskumatult positiivne. Inimesed saavad meie poliitikast aru ja tegelikult ka kohalikus vaates austavad meie poliitilisi liidreid, et kes siis on volikogus või ühel või teisel moel aktiivne. Nii et olukord on kindlasti selline, et käed tuleb üles käised tuleb üles käärida ja jällegi taas aktiivsemalt tööle asuda, sest tõepoolest poliitiline vaade, kas olet koalitsioonis või opositsioonis, annab tegelikult ka uue sisu poliitika sisustamisele ja tegelikult just nimelt valijani viimisel. See on õige mõte küll, et käised üles käärida, mitte käsi üles tõsta loomulikult. Aga kui veel Pärnumaa kohta, siis kuidas on siin see liikmeskonnaga? Kas on näiteks, ütleme, noori juurde tulnud? Sest kui ma vaatan, kas või siin olid reklaamid bussidel, need on kõik vanad olijad tegijad, sest vere noorenemist on ka olnud. Jah, see on, ma arvan, väljakutse kõikidele erakondadele ja mitte ainult erakondadele, vaid regionaalsetele keskustele, et ikkagi noored liiguvad suurematesse linnadesse, kaasa arvatud liiguvad ära Pärnust, sest Pärnu ei ole teadupärast teab suur ikkagi, kui me võrdleme selle positsiooniga, et maailm on inimeste jaoks avatud.
eriti noorte jaoks. See on üks. Teine tegelikult oluline positsioon seisneb selles, et konservatiivsus kui selline on noorte jaoks kohati mõistetamatu suurus. Ja kogu selline liberaliseerumine on toonud väga paljudes kaasa tegelikult selle, et nad ka distantseeruvad justkui sellisest konservatiivsuse põhimõttest, et kõik on vaba ja vallatu. Mis noorusega käib kahtlemata kaasas, aga ühel hetkel inimesed jällegi mõistavad, et konservatiivsus on ka väga suur väärtus. See võib-olla on ka see põhjus, miks meil noortega on nagu alati olnud natukene keerulisem. Nii et selline on see reaalne olukord, aga mis ei tähenda, et me ei teeks nendega tööd. Loomulikult me teeme tööd ja püüame ennast selgitada, aga võtame need ühiskonda köitvad teemad, on see metsaraiumine, on see loomapidamine, lihasöömine, eks ole, või karuslooma kasvatamine. See kõik viib eelkõige ikkagi selles suunas, et öeldakse, et need teemad on ajast ja arust ja tuleb elada teisiti. Selge. Aitäh, Andres, optimistliku vaate eest erakonna lähitulevikule. No aitäh, Kalev, toetuse.